Tere, minu nimi on Anneli Rumm ja tutvustan teile keskkonda StudyStack. StudyStack asub aadressil www.studystack.com. Avalehel kuvatakse teile teemade nimekiri, mille all juba on mõned flashkaardid loodud. Siin on geograafia, ajalugu, äri, matemaatika, teadus, standardiseeritud testid, muud teemad, keeled, meditsiin. Kui natukene allapoole kerida, siis näeme me ka ühte näidist flashkaarti. Antud juhul on tegemist siis riikide ja pealinnaga. Kõigepealt kuvatakse meile riik ja kui selle peal klõpsata, näeme pealinna. Kui tegemist on õige vastusega, läheb ta rohelisse correct cardside hulka. Kui tegemist on vale vastusega, paneme ta incorrect cards hulka. Nüüd siin paremal pool remaining cards on näha, palju neid kaarte veel järgi on, antud hetkel 47. Koheselt, kui hakkasime kaardipakis tegutsema, hakkas jooksma ka aeg. Aja saame panna pausi peale. Näiteks, kui vahetub vastaja. Ja hiljem vajutada nupule continue ja aeg hakkab uuesti jooksma. Kui soovime uuesti alustada, sobib selleks valikuks restart ja kaardipaki segapära shuffle nupp. Valiku muudab teiseks, kui me märgime ära siin märkmeruudus, et näidake kõigepealt pealinna, siis kuvatakse meile pealinn ja tagapool on siis riik. Vaatame, kuidas siis luua oma flashkaarte. Vajutame nupule Create your own flashcards. Tuuakse ette meile registreerimisleht. Kui teil on nüüd Facebooki kasutaja olemas, saate sellega sisse logida. Juhul kui seda ei ole, teete siia uue kasutaja. Nüüd kui kasutaja nime sisestamisel näitab taken, siis see kasutaja nimi on juba olemas. Peate valima uue kasutaja nime. Nii, see kasutaja nimi on olemas, available, ja ma saan seda siis kasutada. Nii, panen endale siia parooli ja parool võiks olla siis vähemalt 8 tähemärki pikk. Nüüd küsitakse, kui vana olen. Kui ma olen 12 ja noorem, märgistan selle ringi ära. Nagu nägite, kadus ära ka e-posti aadress. Kui ma olen 13 ja vanem, siis tuleb mul sisestada ka e-posti aadress siia. Tutvuda kasutustingimustega, nõustuda sellega ning vajutada nupule register. Siin allpool saan tutvuda ka privaatsusseadetega. Nüüd minul on natukene teistsugune avakuva kui teil, kes te esimest korda siia sisse logisite. Siin on juba näha, milliseid kaardipakke ma teinud olen. Kõigepealt siis kaardipaki üldine nimetus, kirjeldus, kategooria, millal loodi, kes kasutab, palju neid kaarte siin on, kas seda on ära märgistatud, edit nupu alt saan kaardipaki muuta, delete nupu alt kustutada selle kaardipaki ära. Accounti alt saate seada siis oma kasutajakonto seadeid, muuta ka parooli. Sõprade all kuvatakse teile sõbrad sel juhul, kui olete sisse registreerinud Facebooki kasutajaga ja siis näidatakse teile ka sõprade flashkaartide kogumikke. Nüüd vaatame, kuidas siis toimub kaardipaki loomine. Selleks võib vajutada siin all linkile Create New Stack ja sama on siin samas ka üleval paremal pool. Kõigepealt siis tuleks sisestada üldine kaardipaki nimetus. Panen siia lahutamine ja tegemist on siis matemaatika tehted 1–10. Kuna see kaardipakk ei ole lõpetatud, siis ma jätan siia unfinished
ja salvestan oma muudatused. Nüüd peale salvestamist kuvatakse mulle kõik erinevad võimalused, kuidas siis selles keskkonnas tegutseda. Kõigepealt flashkaardid, paaride tegemine, poomine ja siis juba siin mitmed mängulised variandid ja kõige lõpuks ka siis printimisvõimalus. Vaatame andmete sisestamist. Andmete sisestamiseks on 2 välja, on küsimuse väli ja vastuse väli. Nüüd siia küsimuse välja teen ma siis tehte, et kuna oli lahutamisega tegemist, siis ma teen kõik lahutustehted siia. Praegu teen ainult 3 tükki. Panen juurde vastused ka. Kui on vaja ridu juurde teha, siis add blank rows teeb siis juurde ja ma praegu salvestan siis oma muudatused ära. Nüüd need kõik, mis olid ennem sinised, läksid valgeks. Ehk siis salvestamine toimus täiesti. Ma saan selle tekstiga endale alla laadida. Import tekst võimaldab siis sisestatud teksti alla laadida. Vaatame, millised need flashkaardid välja näevad, mis just hetk tagasi loodud sai. Natuke läheb aega ja tehtekaart kuvatakse siia ette. Siin on küsimus, kui ma selle peal klõpsan, näidatakse mulle vastust. Alla hakkas jooksma aeg. Kaardipakis on näha, et on veel 2 pakki. 2 kaarti on veel järgi. Nüüd üleval on ka siin ID aadress ja kui te lähete sinna ülesse riba peale, siis brauseri aadressi järgi saate seda kaardipakki ka jagada kellegiga. Vaatame ühte mängulisemat versiooni ka veel, et valime siit siis sellise paaride kokkupaneku ja paaride kokkupanek on siis järgmine. Küsimused on ühes osas ja vastused on siis teisel pool. Ja nagu näete, siis ta on paljundanud mul osasi vastuseid ja mul tuleks siis õigete peal teha siis need lõpsud ära ja kui vajutan vale peale, siis ta seda connectionit ei loo. Kui läheb õige peale, siis ta loob selle sideme ilusti ära. Ja siin samamoodi aeg jookseb ja restart nupust on võimalik siis uuesti alustada. Nüüd printimise nuppe. Printida saab väga erineval viisil. Siin on tabelivaade, indekskaardid ja mooduseid on päris palju. Et ka pusle versioonid. Et kellel tulevad siin pikemad kaartide valikud, siis saab teha ka puslet. Ma lähen tagasi oma kaardipaki juurde ja näitan, kuidas siis muuta ära, et ma jätsin praegu unfinished. Vajutan nupule edit ning valin siit see hoopiski matemaatika kategooria. Siin üleval pool on näha siis matemaatika ja salvestan muudatused. Nüüd slaidide alt saab juurde lisada pilte ja teha pildilist mõistatust. Et siin üleval on siis täpselt kirjeldatud, millised pildid siia sisse sobivad. Need on siis JPG, PNG ja GIF-failid ja nad peaksid olema siis kuni 2 megabaiti või väiksemad. Vali fail juures saab faile üles laadida ja panna peale neile ka siis sildid. Muuta saab taustavärvi, sildi värvi, sildi teksti värvi, sildi teksti suurust. Ja juurde teha siis neid slaide nii palju, kui parasjagu vaja on. Nii. Ja sellega on siis hetkel kõik. Siin allpool, nagu te näete,
on ka erinevad jagamise võimalused ja neid jagamise võimalusi on väga-väga palju. Aitäh kuulamast!